Võtsid taskus. Üks väike puder. Talve äratas, lootsin veel mõnd pikka päeva, lootsin, et kord sind veel näen, ma tahtsin, et mu jalad lumest märjaks veel ei saaks. Teine korrus on toad, kus on okasroos, roniroos, õunaõis, kirsiõis, sirelituba ja need kõik on oma nägu, oma stiili, kuna ma olen teinud need kõik hoole ja armastaja südamega teie jaoks, et te iga kord tunneksite, nagu oleksite uues kohas. Kõrvekülasid on üldse siin kandis väga palju. Jakob Kents, kes neid uuris, see on Lehtse mees, Lehtses sõidatate läbi. Need linnuse uurijad, Mati Mandel on leidnud, et 3 kilomeetrit ongi selline. Ja kogu selle polügooni territooriumi suurus oli siis laias laastus 34 000 hektarit ehk 340 ruutkilomeetrit. Tõepoolest esinemise objektid kas A4 väike paber või 340 ruutkilomeetrit. No kahtlemata see 340 ruutkilomeetrit on sedavõrd suur territoorium, et ühest servast ei ole seda võimalik kuidagi haarata ega hoomata. Meelde tuleb kuulsa vene isemõtleja Kosma Brutkovi ütlus: ei saa hoomata hoomamatut. These, the GoSam. Okay. And the rest of the rifle loads up with just a regular magazine. Pointing for targets. Okay. So... Õla peale panna. See ongi see, et see on õla tugi siis tõenäoliselt, jah. So this hand goes here. Oh. Here. So that's the standalone grenade. 200 goes out to that one. You know you're gonna hit. Så leder sommerskolet. Ja, vouch. Nej. Jo, kalade rööpüüki Ühesõnaga, ära lollusi tee. Eesti pagari leib on ju kõige parem, on ju. Sai on ka väga hea. Praegu, mis ma saan ainult põletus. Vastavalt andmekaitsele ta peaks kirjalikku luba küsima.
Selle maa pealt kõik rattad sõitma. Tänalik jagamine. Siin alas on praegust üks talu siin, kus elatakse, on siin, mis on tegelikult väljas. Kui tõkkepuu on kinni ja kui infotahvlil on info, et väljaõppe käib, siis see on see koht, kus te selle info saate. Jussi Nõmmed on niisugune tuntud matkaala, et kas siis kaitseväelased, kaitsevägi arvestab selle eripäraga, et see on niisugune armastatud ala. See on teada ka täna tegelikult, et on olemas nii polügooni sissesõitude juures infotahvlid seal, kus on kirjas, kas toimub midagi või ei toimu midagi. Ja nagu on öeldud juba, siis see harjutusväli või kaitseva harjutusväljad, kui toksida kuuplisse sisse, et seda viitab teid juba graafikute juurde, mis ütlevad, kas sellel alal toimub midagi või ei toimu midagi. Millal toimuvad harjutused? Kui me räägime kaitseväe väljaõppetsüklist, siis sisuliselt algab juulikuus. Kas see jahimeeste ja Kaitseliidu polügooni kasutamine võib ka seda ohualaga puudutada kuidagi? Nemad ju vist äkki jäävad polügooni piiresse või ohutab see ka seda ohuala? Jahimeeste ohuala ei puuduta seda ohuala. Kui me räägime relvastuse mõistes, mis läheb sinna välja, Eesti kaitsemees kasutusel olev ongi see CV935. Tema pearelv, mille laskekaus on lihtsalt nii suur, et on lähenud loomad välja. Coca-Cola. Kuule jätagi ära, meie Kersti on siukene ju. Ma olen Ameerika president. Siis küll. Perenaine tuleb koju, koerakene jookseb ukse peal vastu. Ja siis perenoi kandikene tulidki ja koeraga vaata. Kopast, vaatas kuu. Sügas oma Peepot vastu kuu. Mis ta nägi unes? Mis ta nägi unes? Karuõrrel munes. Karuõrrel munes. Ilm siis see kõik unes. Karu tuli kopast, vaatas kuu. Kus me Ilvest leida võiksime ja milline on Ilvese elupaik? See on ühe kaerusega jälgitud emase Ilvese pildid, helesinised. Ja need on, see Ilves elas Imaveres, Kesk-Eestis. Imavere on siin. Kui tihti arvatakse, et on tegu üsna inimpelgliku loomaga, et siis tegelikult see üldse nii ei ole. Et ta liigub täiesti inimasulate lähedal, inimasustuse lähedal. Ja siis, et peaaegu enam
kohad, kus Eestis on metsa, siis me tegelikult võime sealt Ilvese jälgi otsida või Ilves elada. Mis nagu Ilvese lõksu ajab, et me ei saa teda kuidagi väga meelitada sinna millegagi. Või ütleme, et kui paljudel, ütleme, et mis Ilves ikkagi lõksu ajab, on puhas uudishimu, mis on ju kodukasside puhulgi väga tuttav käitumine. Kõiki peale väga magus hästi maitse kuni, ei keeldu käsku kuuledis merehundi kõrv. Ka pahis olles suigatada võib ta mõned tunni, sest kõik on tal kontrolli all, ei muretsema pea. Ta looja poolt on antud hiilgav sõna seadmisanne ja uskumatu ärivais ropult raade